Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Olen Tallinnas Sütiste metsas ning plaan ongi siin piirkonnas matkata, ühelt poolt näidata, mis siin alas põnevat on, aga teisalt tutvustan ka teile, mis siin siis viimase 100 aasta jooksul toimunud on. Piiritlen siis metsase alaga, mis jääb Ehitajate tee, Sõpruse puiestee, Tervise tänava, Sütiste tee ja Kitsarööprise tee vahel. Ja välja jätan Rahumäe kalmistu, kuna sellest annaks eraldi loo teha. Siin on ka üks infotahvel Nõmme Mustamäe maastiku kaitsealast ja näha, et Sütiste mets on ka osa sellest kaitsealast. Mina piiritlen praegu Sütiste metsa tegelikult natuke suuremalt siit sellise alana. Aga see maastiku kaitseala on siis rajatud Mustamäe nõlva, liivikute, allikate, metsa ökosüsteemide ja nende elustiku kaitseks. Oma rännakut alustan TTÜ ringi juurest ning vaatan asju jooksvalt, kuidas need ette tulevad, et ei ole siin ajaloolist, kronoloogilist järjekorda. Esimese põneva asjana kohe siin TTÜ ringi juures ilus haljasala pinkidega ja postament, mis peaks siis olema Mahatma Gandhi kujule. Aga nagu näeme, siis seda kuju ise ei ole. Aastal 2019 kinkis India Eestile Mahatma Gandhi kuju, mis tähistas 150 aasta möödumist Gandhi sünnist. Aga miks see kuju siia veel püsti pole pandud, see haljasala valmis aastal 2021, et kas see kuju pole Eestisse veel jõudnud või oodatakse mõnda tähtsat prominenti Indiast, kes selle kuju avaks, seda ma ei oska öelda, aga hetkel on see siin lihtsalt postament ja ma ei tea, kas ma just julgen seda öelda, et kes tahab, saab ennast siia praegu üles minna ja poseerida, et teha sellest enda postamendi. Tallinna Tehnikaülikoolist üle tee asub selline männimets, mis on ilmselgelt aru saada, et istutatud inimese poolt. See pinnas siin on suhteliselt liivane ja väga toitainevaene, aga tundub, et mänd on ainuke puu, mis siin siis suudab kasvada. Ja eks see mets on siia istutatud, et hoida seda liivast pinnast kinni. Kui vaadata 1959. aasta aerofotot, siis see mets on juba siin olemas, et millal see siia istutati, selle vastuse jään praegu võlgu. Aga sellest männimetsast teisele poole jääb selline huvitav kuju nimega Suusataja. Tegu siis aastal 2005 loodud Peeter Leinbocki poolt. Ja eks ta siin rõõmustab möödakäijad samast kergeliiklustee poolt, mis siis suundub Tallinna Tehnikaülikooli poole. Nii, siin metsa sees asub ka üks suur hoone. Tegu on siis Tallinna Tehnikaülikooli spordihoonega. Kui ülikooli linnak rajati aastal 1964–68, siis spordihoone oli mõnevõrra hiljem. Aga siin hoone juures ringi käies ja vanu pilte vaadates torkab eelkõige silma, kui palju tegelikult see mets siin ümber hoone on tegelikult kasvanud. Mõned kortermajad Sõpruse puiestee ääres on vanade piltide peal vägagi hästi näha, siis nüüd on juba korralik mets ette kasvanud. Kes iganes on TTÜ spordihoone juures metsas jalutanud, on tähele pannud, et siin ümbruskonnas on mingid vallid ja ka mingid vanad varemed. Kohe tekib küsimus, et millega on tegu ja kas need vallid on ikka looduslik või on järsku inimtekkelised. Nii spordihoone kui need vallid tähistavad Mustamäe endiste lasketiiru. Kaitseliit pöördus aastal 1928 Tallinna linnavalitsuse poole, et saada maad lasketiiru rajamiseks. Ja aastal 1930 avatigi siin Mustamäe nõlva all lasketiir. Ühtekokku oli siin 100, 200, 300 ja 600 meetrid distantsid. Kui vaadata Maa-ameti reljeefkaarti, siis on väga hästi näha ka need lasketiiru kaitsevallid. Kui 200-300 meetrised tiiru võib tuvastada suhteliselt kergesti, siis tekib küsimus hoopis 600 meetri puhul. Kus see 600 meetrine tiir oli? See on ainult minu oletus, aga reljeefkaarti ja vanu pilte vaadates võiks pakkuda, et lasketiiru ulatus juba praeguse Sõpruse puiestee majadeni välja.
ja kui vaadata Eduard Mässu maali, siis see näitab ilusasti kogu selle lasketiiru siis olemust. Lisaks sellele tiirule oli ka juures paar maja, laskurhoone ja kindlasti muud laohooned. Ja paremal ääres võiks arvata, et tegu on siis 600-meetrise tiiru kaitsevalliga, mis juba praeguses mõistes on Sõpruse puiestee lähistel. On teada, et lasketiirus oli ka 2 betoonist kaitsetunnelit märklaua kontrolli alla ja kui arvata, et see oli siis vall, siis siit võiski minna see tegelikult see vana tunnel. Nii et kui teada ja otsida, siis võib tegelikult metsa alt päris huvitavaid asju leida. Hetkel on see tunnel on sisse varisenud. Vaatame siit poolt edasi. Aga siit peaks minema ilmselt sealt eemalt paistva valli lõpuni välja. Jõudes vallide ristumiskohta on näha üks tunneli ava. Kas see ava ja eelnevalt leitud betoonkäik oli lõpuks omavahel ka ühendatud, ma ei tea, siin kõik see pinnas on korralikult kinni kattunud ja puudega kaetud. Aga siit kaudu minnes peaks leiduma, kust siis siia lasketiiru sisse sai tulla, kuna lasketiiru üks välisvall on see ja väljapoole sai siis teisel poole. Aga lähen sisse ja vaatan. Kui siit nüüd piiruda, siis tegelikult on näha tunneli teist käiku. Sinna ma siis kohe läbi siit tunneli suundume. Noh, siin on mõned võib-olla oma vanad kaltsud toonud ja prahtega. Ma arvan, et siin mõni kodutu on olnud, aga mine sa tea. Võib-olla mõne soojama öö saab ka siin veeta. Raudtalad ka siin laes ja korralik betoonist valatud siin. Nonii. Eks siis seinalt võib leida ka tänapäevaseid graffitid. Eks kunstimeel vajab ju oma arendamist. Nonii, kuhu me siis lõpuks välja jõuame? Hopsti. Tadaa! Samas on see Sütiste tee paistab ja seal Sõpruse puiestee äärsed majad. Kes iganes on siin jalutanud ja mõelnud, mis pagana asi see siin on. See oli siis endise lasketiiru märklaudade kontrolli alla turvatunnel, et saaks sinna märklaudu kontrolli minna ja ilusti tagasi tulla. Mitte kaugel spordihoonest on Lageplats, kus on siis kettaheite ja vasarheite ring. Varasemalt olid nad seal TTÜ staadionil, aga seal on nüüd jalgpalli sisehall. Aga minu jaoks palju põnevam on hoopis see ring siin. Ilmselgelt on ka tegu kettaheite või vasarheite ringiga, kuul ka ilmselt. Aga millal see siin rajatud on? Võiks öelda nõukogude ajal, kuna võib-olla paistab valget silikaat tellist, aga mine sa tea. Tegelikult kõik see kerge jõustiku sinna teema metsa vahel meenutab hoopis tüünipoisse või ka tüünapoisse. Aastatel 1910 kuni 1914 oli teatud grupp mehi, kes siis kogunesid siia Mustamäe nõlva lähistele tüünidele ja tegid sporti. Väidetud, et nad olid Tondi kasarmu lähistel, aga täitsa võimalik, et nad sattusid ka juba siia praeguse TTÜ spordihoone lähistel. Et sellest tüünipoistest on ka kasvanud mõned tuntud sportlased, Jüri Lossmann näiteks. Kuna Sütiste mets on keset linna ja ümbritsetud tiheda asustusega, siis võib leida metsast väga palju erinevaid radu. Et kuhu poole inimesel vaja minna on, eks ta selle siis tekitanud on. Aga üks rada viib ka
siis sealt kergejõustikuväljaku juurest suure Vanaka mäel, mis võiks öelda on üks tuntumaid objekte üldse siin Sütiste metsas. Vanaka tõus on mõnus liivane tõus. Hetkel olen siin poole peal ja on siit veel minna. Aga kes iganes on seda tõusu võtnud, teab, et jalad saab siin korralikult läbi, et eriti kui paned veel joostes, treenid nii jalga kui võhma. Nii et kui mingi raskem jooks ees on, siis tule kindlasti treenima Vanaka mäel. Vanaka mägi on üks tuntumaid kelgumägesid üldse siin Tallinnas ja arvatavasti eelkõige vastlapäeval on siit kelguga või jumal teab millega siit alla lastud. Aga mis selle koha populaarseks teeb, on ka veel see, et siin kõrval on teine kelgumägi Katel ja siin eelkõige tahavad ju lasta lapsed, et lased ühelt poolt alla ja juba jõuad hooga mäe teise poole peale, et ei olegi vaja pikalt teiselt poolt üles ronida. Aga omamoodi huvitav on see, et kuidas see katel siia tekkinud on. Tegu ei ole loodusliku lohuga, vaid siit on veetud välja liiva. On ju teada, et seesama Kitsarööpe tee oli vana kitsarööpne raudtee. Aga siit samast kõrvalt on aimata, on vana raudtee tamm sinna mainitud just katlasse, kus siis võeti liiva. Tulin just seda Kitsarööpa teed, see oli see nagu mainitud vana kitsarööpne raudtee ja see on siis näide üks vana Rahumäe raudteejaam, mis on hetkel kahjuks ära lagunenud. Kitsarööpne raudtee oli siis osa Peeter Suure nimelise merekindluse raudteevõrgustikust. See 1914. kuni 18. aastal ehitatud raudteevõrgustik ei piirdunud ainult praeguse kitsarööpelise teega. Nimelt Koplist tulnud haru hargnes Rahumäe tee ja Tuisu tänava ristmiku juures. Üks osa tuli siis Rahumäe kalmistu poole ja tuli siia Rahumäe raudteejaama juurde. Aga teine suundus Mustamäe nõlva alt Astangu moonaladude poole. Nii, jõudsin Lamekani. See siis on kolmas tuntud kelgumägi Vanaka ja Katla kõrval. Aga siit võib ka kõige rohkem nagu aimata saada, milline võis see tegelikult maastik siin Mustamäe nõlva alla olla 100 aastat tagasi näiteks. Et tegelikult oli see korralik liivaväli ja suhteliselt vähe taimestikku. Sütiste metsas on ikka üks korralik trepp ka, et Mustamäe nõlvast üles ja alla käia. Aga kes iganes on käinud mööda seda rada, mis siit läheb, see on tegelikult vana raudtee. Nagu ma mainitud, siis Mustamäe nõlva alt läks siis raudtee sinna Astangu moonaladude juurde. Sütiste metsas on kaks huvitavat pinnavormi, kui vaadata neid reljeefkaardi pealt. Siin looduses nad on päris järsu kaldega ja kui siis siit üles minna, siis väga kahtlus on ikkagi inimtekkeline, et vallid on kokku aetud. Ja kuna on teada, et ka raudtee tuli siia nende vallide juurde, siis võib arvata, et tegu on laskemoona hoidmise kohaga, kus siis olid vallid kaitseks. RMK on rajanud siia Sütiste metsa ka mõned grillimiskohad, et inimesed saaksid rahulikult aega veeta, isegi ka sellisel jahedal ajal. Aga tundub, et seda ruumi jääb siia väheks, et on päris populaarsed, et seal on näha seda grillijaid ka kuskil mujal kui ette nähtud kohtades. Nii et loodetavasti inimesed on mõistlikud ja suhtuvad sellesse metsa ja loodusalasse siin heaperemehelikult ja koristavad oma järgi ära. Et see mets ikka säiliks, et inimesed saaksid looduses ka rahulikult liikuda. 2022. aasta Tallinna
kaasava eelarve raames rajati Sütiste metsa välijõusaal samasse Tervise 21 maja kõrval. Idee autoriks Gerd Kanter. Mis siin jõusaali juures head on see, et saad ise raskusi reguleerida. Et kui on vaja raskust juurde, tood selle ketta siia või samamoodi vähendada, viid ketta üles tagasi. Nii et tänud sulle, Gerd Kanter, kui ka inimesed, kes selle idee poolest hääletasid. Väga hea. Nii, minu ringkäige matka hakkavad siin jõusaali juures lõppema. Mis siis öelda? Sütiste mets tegelikult täitsa äge koht, et ei ole lihtsalt tavaline puud ja künkad, vaid tegelikult päris palju on ka siin sellest lähiajalugu, kui vaid oskad vaadata ja teada. Et kui järgmine kord jalutate, siis mõelge, et miks see rada siin on. Võib-olla sellepärast, et siin käis vana raudtee kunagi, või miks see küngas siin on, kunagi toimus siin laskmine hoopis. Nii et minge ikka jalutage ja tundke rõõmu värskes õhus viibimisest. Näeme uues.